Mina olen Kristina. Ja mina olen Laura. Ja meie oleme Provintsi progressiivid. Räägime elust ja inimestest väikeses linnas ja suures maailmas. Milline tundub maailm pärnakale ja Pärnu maailmale? Sellest kõigest sügavalt, aga humoorikalt. 3. saade, tere! Tere! Tulime uksest sisse ja siis ma ütlesin Krisile, et nii tore, et me jälle salvestume. Täiega tahan sinuga rääkida juba. Jaa, mina ka tahan sinuga rääkida. Keegi Threadsist ütles, et miks inimesed selle asemel, et podcasti teha teraapiasse ei lähe. Et mis me ikka kuulame kohta sõpra rääkimas, aga see ei ole päris selline podcast. Ma tahaks ka nii arvata, sest... Ja me käime teraapias ka. Täpselt, mina just tulen teraapiast, by the way. Aga ei... Ma ei tea, mis podcastidest ta rääkis, aga ma tahaks mõelda, et meie omast ta ei rääkinud, sest et ma mõtlen selles mõttes, et see ei ole meie, see formaat ei ole mingi parimate sõbrannade õhtutund. Räägime, mis meiega sel nädalal juhtus. Kuigi see oleks jumala huvitav, ma arvan, kõigil teada saada, mis meiega sel nädalal. Täpselt ja kui me oleme siiski kapitalistlikus maailmas, kui see saade leiab endale kuulajad, siis kes ütleb, et seda saadet olla ei võiks? Kuule, kas meie saated on kuulajad või nad kuulajad? Nad on kuulajad. Kuigi kus juures tead, ma pean sulle ütlema, et mulle tegelikult üldse ei meeldi see fännkondadele nimetuste andmine ja nagu Cumberbatchid ja nagu minu väga palavalt armastatud USA harija Blair Imani kutsub oma Smarter in Seconds koolkonda smartideks ja kahjuks ja üks väga kuulus Eesti mõtleja, kes veab sellist koolkonda nagu Lilleke. Sa kutsud oma jälgeid, aga mina küll oma oma kogukonnal, kuigi kui Instagramis on üle 10 000 jälgija, mul on keeruline seda nagu kogukonnana enam tajuda ja see on nii huvitav selline muutus olnud ka selles mõttes, et kui seal oli veel kuni 1000 jälgijat ja niimoodi, siis sa vaatad, pehmed padjad laikis ja kiisupall ja nii edasi, see juba on täiesti ära nagu laiali voolanud. Aga ma ütlen nende kohta küll sekspositiivid. No võt, ta on tegelikult on ta ühelt poolt lihtsalt ka väga mugav ja see on inimpsühholoogiliselt ka ju arusaadav, sest et see tekitab kuuluvustunnet, see tekitab sellist ühtsustunnet, aga mulle mingid kontekstid, kus see ei ole mulle nagu kuidagi üldse passinud. Aga samas ma mõtlen, kuidas ma siis pöördun nende peale. Tere jälgijad, tere siiноlijad. Tere! Austatud kaaskondsed. Kohta kaaskondsed on sõna. Vist mõtlen, Tere! Ja tere! Aga ühesõnaga, mis me siin ikka muliseme, Kaur muidugi, kes meil siin helipulli taga istub, ütles, et rääkige hääled soojaks, näed Kaur, me räägimegi hääled soojaks praegu, eks ole. Aga lähme siis tänase teema juurde. Tavai. Või teema tee. Sa palusid, et mina teeksin algust. Ma teen algust. Ja mul on varrukast võtta väga eluline teema ja see on nimelt puhkamine. See on puhkamine ja aja mahavõtmine ja see on väga varrukast soki seest, püksi seest võtta teema mul, see mul väga lähedal, see on mul kohe siin alus pükst. Mis on püksis? Puhkamine püksis. Täpselt. Ja kes ütleb, et ei ole? Muidugi. Täpselt, kes see seda kontrollida saab. Aga see on minu kehale, inimolemisele ja kogemisele praegu väga lähedal, sest et ma olen töötu. Juhtus teate siuke lugu, et töö sai otsa. Töö ei saa maailmast kunagi otsa. Ja see, et ma olen okei, ärme lähme, ma muidu kukun filosofeerima siin lappama. Okei, nii, töötu. Jah, töötu. Ütlen kõigi rahustamiseks küll seda, et see oli tegelikult teadlik valik, aga see tuli endale teadmata. Kes tahab lähemalt kuulda, sellele räägin, aga mitte siin. Ja tegelikult ma sain siis selle puhkuse, mida ma olen väga kaua igatsenud. Ma olen pikalt tundnud, et ma pean aja maha võtma, sest et ma olin väga, mis nimetuse ma annan sellele, et mitte liiga dramaatiliselt kõlada, aga ma olin väga puhkust vajavas kohas. Ma olin väga
mentaalset puhkust vajavas kohas, et suuta ennast välja lülitada ja mitte tegeleda nende teemadega, millega ma 4 viimast aastat väga intensiivselt tegelenud olen. Ja nüüd ma siis olen olnud varsti 6 aega tööta ja see on olnud selles mõttes hästi huvitav aeg, et ühelt poolt, muide, ma lihtsalt ütlen kuulajale ka ära, et mul on pea tatti täis. Tuli praegu nii sujuvalt kuidagi. Ja, ma lihtsalt ütlen selle igaks juhuks ära ja need tatipilved hägustavad mu mõttepilvi, nii et siis te teate, kui ma siin liiga hakkan käima. Aga ühesõnaga, ma olen olnud sellises huvitavas kohas, kus minu kätte on antud aeg, et ma saan teha kõike, mida ma ei ole saanud seni teha, vähemalt selle intensiivsusastega, nagu praegu. Ja mul on kätte antud aeg, kus ma ei pea mitte midagi tegema. Ja see on olnud minu jaoks väga segadust tekitav, sest et ma olen, ütleme ka siuke high performing inimene, ma olen sellega harjunud, ma toimetan ja elangi selles rütmis ja et sellelt rütmilt nüüd maha tulla ja seda aeglustada, see on olnud paras challenge, väljakutse ja sellega on kaasnenud igasu sisemised heitlused, et kas minu väärtus peitub minu produktiivsuses, kui ma ei ole produktiivne, kas ma jään sellelt kapitalistlikult rongilt igavesti maha ja pean leidma oma kutsumuse kuskil hoopis mujal. Ja küll Ita-Ever. Ja mul õde kindlasti saab ka pahaseks, et ma siin siukseid häälitsusi teen. Aga see on minu jaoks maandav, eks ole? Aga ühesõnaga et sellised mõtted on minu peast läbi käinud, et kas ma muutun tööturul väärtusetuks, kui ma ei tooda. Ma arvan, sina saad aru, mida ma mõtlen, ma loodan, et kuulaja saab aru, mida ma mõtlen, et see aeglustumine on olnud keeruline ja samas see aeglustumine on see, mida ma endale üle kõige soovin ja ma üle kõige soovin seda, et ma ei ärka hommikul üles, et ma ei loe meili, et ma ei tee erinevaid uudislehekülgi lahti, et ma ei hakka neid uudiseid sealt sõeluma, hekseldama, analüüsima, endast läbi laskma, et ma saaks lihtsalt olla, sest et ma mõtlen, et minu inimkogemus on ainult see, et ma kogu aeg protsessin. Nii, kas siit nüüd tuli küsimus, et kas sinu inimkogemus on ainult see, et sa kogu aeg protsessid või? Jah, ma tean, et ma jätsin sinna sellise intonatsioon oli see, et siit tuleb midagi veel, aga tegelikult ma otsustasin, et ma jään nüüd kuss. Oi, miks sa kuss jääd? Kas seal oli mingi küsimus? Jah. Kogu see eelkirjeldatud. Okei. Ma ei ole ju arst ega terapeut ega midagi, kõigest nõustaja ja diagnoosi ma ei ole, aga see, mida sa kirjeldad, see räägib sellest, et ma ei tea, kui ma nüüd lihtsalt võtan, ma ei arva, et see on ainult 4 aastat olnud, tõenäoliselt oled selles rattas ikka palju kauem olnud. See on siuke ja naljakas, et sa seda täna nagu tõstatad, kuigi ma tean, et sinu elus on see päevakorras. Lihtsalt ma eile just Sekspositiivi Instas tegin postituse, kus ma küsin, et oled sa kindel, et see on kevadväsimus, mitte krooniline stress ega läbipõlemise äärel kõikumine või suisa läbipõlemine, eks ju. Et see, millest sa räägid, see kirjeldab tegelikult seda, et su sümpaatiline närvisüsteem on olnud ju aastaid sellises võitle või põgene olukorras. Sinna pannakse ka see freeze või tardumise moment või võimalus sisse, aga see on selline, ta ei ole ainult nagu sümpaatilise närvisüsteemi reaktsioon. Et seal on selline, ja küll, lasta need olla, on ju. Ei, tegelikult see on tore, et sa selle sisse tõid, sest et kuulajale võib-olla ka lihtsalt taustainfaks, et tegelikult Kris teab, et see stress ongi minul olnud pikaajaline ja see on minuga niimoodi lingerima jäänud juba sealt 20-ndate, kui ma astusin 20-ndate teise poolde, siis see sai alguse, siis vahepeal ma suutsin selle mingil määral nagu ületada ja siis tegelikult kõik muud elumuutused ja mõistmised sinna juurde veel, et siis see ongi üks paras siuke roller coaster olnud. Ja vaata, kui sa oled nii kaua, sinu keha, me elame oma kehas, eks ju, kogu oma tervikuna ja kui sa oled nii kaua aega olnud sellises võitle või põgene, võib-olla ka vahepeal mingi tardu teema seal sisse on ju, olukorras sinu keha ongi aktiveerinud sinu sümpaatilise närvisüsteemi
ja selle ratta seest välja tulla ja nüüd äkki hakata nii-öelda parasümpaatilist närvisüsteemi aktiveerima. Okei, väga hea, et me väga teadlikult ei saa ühte või teist närvisüsteemi lõplikult juhtida, sest nagu suht pekkis oleks, kui sa peaks otsustama, et kas ma pean nüüd hingama või mitte. Et on ju asjad, mida me teeme automaatselt. Aga et see on täiesti arusaadav, see reaktsioon ja samas on ka täiesti arusaadav igatsus selle järele, et ma tahan rahu. Et kui minu käest küsitakse, et millest sa unistad, siis mingid esemelisi unistusi või et mu unistuste reis on see või teine või kolmas, mul ei ole selliseid asju enam ammu. Ja ma olen sulle ka jaganud, et ma olen sügisest saadik tegelikult oma sellist töökoormust mitte tingimata väga teadlikult ja ise nagu vähemaks juhtinud, aga minu keha ka väsis nagu ära. Et mul on küll nagu raua ja ferritiini sisaldusega teema, aga ka see ja lisaks see, et me mõlemad oleme hästi tundlikud inimesed ja isiksused ja mitte, et see viga oleks. See on, ma arvan, midagi, mida ühiskonnal on väga-väga vaja. Aga et see sümpaatiline närvisüsteem on niikuinii pidevalt rohkem sellises ärevil olekus ja see on ju ka süsteemi, kuhu me nüüd tuleme, see sinu küsimus, et kas me peame olema kogu aeg produktiivsed ja tootma, et tegelikult oodata, et me oleks need õudselt chillid ja ise suudaksime oma seda lõõgastust luua, nagu ma hästi sageli nagu näitena või sellise võrdlusena toon ka klientidele, eks ju, et ja mida me ka näeme näiteks sotsiaalmeedia või Instagrami visuaalidest, eneseabist, self-help, self-care, sa lood mingi ilge hüge, eks ole, sul on siin küünlad ja pleedid ja tassid ja kakao, mis on jube nunnu ja hea ja vajalik. Aga kui see on sinu väikeses toakeses ainult ja sinu tuba, see väikene tuba asub Antarktikas ja sa lähed välja, siis sa võid selle pleedi ja tassiga välja minna, aga sa külmud surnuks. Ehk siis minu jaoks kirjeldab see seda, et enesehoolest ja ainult enesehoolest ei piisa. Tegelikult see baas on ühiskondlik hool ja see, et me üldse üksteisest rohkem hoolime ja see nõudmine olla hästi produktiivne, kogu aeg teha midagi. Ja jälle, kui inimesed ütlevad ja räägivad produktiivsusest ja sellest, et vahel on vaja ka mitte midagi teha, et vahel on vaja ka lihtsalt aknast välja vaadata, siis vabandage, vaatama on tegusõna. Või kui keegi ütleb, et ma lihtsalt pikutan, ma ei tee mitte midagi, pikutama on tegusõna. Just, et see tegemine on ka siis tegemine, kui sa SKP-s ja kus juures seda on ju mingisuguste numbriliste näitajatega küll keeruline mõõta. Sa ise oled töötanud, ma saan ikkagi öelda mingis mõttes nagu tervishoiusüsteemis, kuigi nagu kõrgemal otsustustasandil, eks ole, ja poliitilisel nõunikuna või siis nõunikuna poliitikas vist, kui täpsem olla. Et kõik see mingis mõttes, mida ei ole numbriga lihtne mõõta, kuigi tegelikult ka vaimne heaolu ja meie üldse selline heaolu, kui väga tahta, on võimalik numbritesse panna. Aga meil ei ole vaja kõike nagu numbritega nii-öelda kokku ajada. Et tegelikult see mitte midagi tegemine jutumärkides on väga palju tegemine. Ja minu meelest on hästi oluline, et me ühiskonnana kuidagi selle fookuse sinna tagasi viiksime või lükkaksime, ma ei tea, kus juures, ma olen midagi maha maganud. Ma saan aru, et ma olen midagi maha maganud sellepärast, et kui ma mõtlen enda 20-ndatele, mis oli, ma nüüd teen kiiret, 2000-ndatel, something, siis oli hustle kultuur või ühesõnaga see, et sa kogu aeg teed midagi, sebid midagi, kui sul on kalender täis, siis on hea, sa oled top-notch tegija. Ja see oli tervet 2000-ndad, siis nagu toimus mingi muutumine. Et enam ei olnud see, et sa pead olema kogu aeg, ma ei tea, nõutud ja koosolek otsas, et kuidagi nagu tuli fookusesse rohkem selline tasakaal. Ja ma ei tea, kus ma nagu maha magasin selle, et hustle kultuur tagasi tuli ja kuidagi nagu veel räigemalt tagasi tuli, aga lugu ja aja lugu ongi selline pendel, eks ole, ja vahel käib see pendel kiiremini, mingis ääres ära, vahel läheb hästi kaua aega, et sinna äärde jõuda.
ja nagu sa ütlesid, et sa ise planeerisid või tahtsid küll seda puhkust ja see tuli kiiremini, kui sa ise seda planeerisid. Ma arvan, et vahel on kingitus sellised asjad, et ta kõlab küll banaalselt, on ju. Või mis banaalselt, ma ei tea isegi, mis see õige sõna siia juurde oleks panna. Aga ja see, et su keha, et sa praegu oled haige, su keha saabki tegelikult ju nii-öelda lubada endale seda. Ja see on teine huvitav aspekt kogu selle loo juures, kus juures, et ma ei oska olla ka haige. Et ma jäin eelmine nädal ikkagi tõesti täiesti haigeks. Ma olin palavikus, ma olin voodis pikali ja siis ma oma palaviku deliiriumis leppisin endale järgmiseks päevaks töökohtumise kohta. No saad aru, sest et mul oli niimoodi, et homme mul on juba parem, homme ja muidugi teeme selle töökohtumise ära, et aga ilmselgelt ma sõna otseses mõttes magasin selle kohtumise maha niimoodi, et ja kui ma ärkasin, mul ei olnud isegi meeles, et ma midagi sellist olin kokku leppinud ja tegelikult täna ma ka oma psühholoogiga rääkisin sellest, kus ma esitlesingi talle oma nädalat, saades ise aru, kui absurdne see nagu oli, et okei, nii, töökohtumisi ei pea, aga koristatud ikka saan ju. Maniküris on tehtud, kulmuts on värvitud, pediküris on tehtud, korteris on koristatud. Ja siis samal ajal mul sõbrannad kõrvalt ütlesid, Laura, lase endal olla haige, lase taastuda. Ja vaata, sa tõid need ingliskeelsed terminid self-care ja community sisse, mis ongi siis enesehool ja kuidas see tegelikult tuleneb üldse kogukondlikkusest. Mitte see, et me peame selle kogukonda üle siis tõlkima, vaid tegelikult see algus ongi ju seal see, et see hoolitsus sai algus sellest, et sa hoolisid sellest, mis on sinu ümber. Mina, kes mulle ei tule selle mustanahalise mõtleja nimi nüüd meelde, ma olen nimedega jube kehv, vabandan kõigi suurmõtlejate ees, aga ühesõnaga hea, see on ühe USA mustanahalise naisterahva mõtleja siis sõnastatud mõte sellest kogukondlikust hoolest umbes mingi 100 aastat tagasi. Eks enese eest mitte hoolitsemine on ju ka tegelikult tõlgendus sellest, kuidas me käitume kõigega meie ümber, on ju. Et need asjad paratamatult kõik imbuvad üksteisesse. Ma tean, et on mingid inimesed, kes ei taha neid tasandeid ja kihte näha ja mõtled, oh my god, ärge mõelge üle, eks ole. Aga no tegelikult see on nii, kõik on maailmas seotud. Ja see süsteem, nagu ma alguses ütlesin, et minu väärtus seisneb selles, kui produktiivne ma olen, on ju. Et siis ma ju ei oskagi ennast mitte produktiivsena ette kujutada ja kui kujutan, siis kuidas ma näen sinna sobituvat oma väärtuslikkust. No vot, kuule, aga tegelikult siit saime nüüd mõtteid endast välja ja kindlasti kuulajatele ka. Nad saavad mõelda, kuidas see nende ellu sobitub või mitte ja võtaks siis sinu seekordse mõttesähvatuse. Ja minu seekordne mõttesähvatus jõudis minuni ülla läbi sotsiaalmeedia, aga eks me selle juurde jõuame veel tagasi. Laura, kas sina oled generaator, projektor, manifestor või reflektor? Oh my god, generaator, projektor, manifestor või reflektor ja me ei räägi mingisugusest helitehnikast siin. Mul on ainult ühed tuttavad sõnad, generaator ja projektor. Sähvanaator või? See on jube ja sõna sähvanaator, generaator, projektor, manifestor või reflektor, ehk siis ma ei tea, helkur, jah. No vot, mina mõtlesin, mina mõtlesin endale oma sõna välja, mina olen sähvanaator. Sina oled sähvanaator. Kas sa aimad, kust need sõnad või need mõisted või väljendid pärit on? Mis tegelaskujud, tüpaažid, arhetüübid? Täpselt, ma just tahtsingi jõuda sinna, nii et kuna ma tunnen erinevaid arhetüüpe, siis ma eeldan, et see on seotud
selle suunaga ehk mis jagab inimesi jälle isikuomaduste, ma ei kujuta ette, käitumismustrite põhjal mingitesse gruppidesse. Ja see on väga hea, et sa väga nagu sinulik ja meielik, et sa siin nagu ühe sõrme peale panid. Siin head märksõnad, et just nimelt arhetüübid ja jagamine jälle gruppidesse, kuigi huvitaval kombel. Ja siin on selline paradoks, et selle süsteemi eesmärk on just kui inimestele rohkem vabadust anda. Aga ma räägin human designist. Ja huvitaval kombel on see kuidagi, mina ise vähemalt enda teada ei ole oma Instagrami feedi sedasi algoritminud. Aga miski pärast on viimastel nädalatel mingid erinevad, ma ei tea, sisuloojad, sisud sellel teemal minule jõudnud. Ja kuigi ma pean ennast päris hästi kursis olevaks sellega, mis toimub esoteerilises maailmas, ja see on esoteerika, siis kuidagi on see minu radarilt suhteliselt väljas andnud. Ma olen kuulnud mõisteid, aga ma ei ole sellele nagu üleliia palju tähelepanu pööranud. Võib-olla ka sellepärast, et ma olen raamatut siin kirjutanud viimased 6 kuud. Kuidagi väga intensiivselt. Aga jah, ja human designi näol on siis tegemist sellise sünteetilise süsteemiga, kus pannakse kokku lääne astroloogia, I Ching, Kabala, India chakrasüsteem ja natukene ka kvantfüüsikat ja selle kõik, kogu selle värgi, selle salati kokku lõi üks mees 1980. aastatel. Robert Allen Krakower. Ma ei teagi, kuidas on õige tema nime hääldada. Ta siis hiljem hakkas ennast kutsuma Uru Huuks. Ja tema väitis, et see süsteem on talle kuidagi kohale tulnud kanaldades või kanalduse või kanaldamise järgi. Kuidas see kõlab sulle? No, kui sa ütlesid human design, siis see kõlab tuttavalt. Tean isegi inimesi, kes sellega tegelevad mingil määral, kes on sellega mingil määral tegelenud, aga pean olema aus, liiga palju ma sellest ei tea, sest et ma ei ole ise sellega tegelenud, aga kui sa ütlesid, et selle lõi üks meesterahvas, kelleni jõudis see süsteem läbi kanaldamise, siis... Ja kanaldamisel ei ole kanadega mitte mingit pistmist. Jah, siis minul sähvatas jällegi üks podcast, mida ma eile kuulasin, mida sina mulle soovitasid. 6-tunnine podcast. Jaa, see oli Oprah'st või? Oprah'st, jaa. Aga ma jõudsin ära kuulata selle esimese osa, kes oli Godson John või? Võin ka nimega praegu eksida, aga esimene selle pika saate osa oli siis ühest härrast ka, kellest sai spirituaalne kirurg. Jah, Krisil on suu vett täis. Ta püüab seda alla neelata siin. Ja kellest sai... Et kes ta oli vist kaevur, kui ma ei eksi ja siis ta üks hommik ärkas ja temas elas mingis teise maailma saksa kirurg Helmut, jällegi mu nimedega praegu eksin, aga saksa sõjakirurg teisest maailmast võttis siis üle tema allteaduse. Et jah, human designist ma väga ei tea, aga mul aga kirurgiast tead? Aga ma tean, ei, spirituaalsest kirurgiast, oleme terminitega korrektsed. Ühesõnaga, jah. Ja see kanalduse värk on huvitav ja minu meelest siit see üks oluline osa tulebki ja mitte, et üldse kuidagi siin seda oodanud oleks, et human design baseeruks mingisugusel tõenduspõhisusel ja ma arvan, kuigi ma ise oma töös hästi palju räägin tõenduspõhisusest ja nii seksuaalnõustamine kui seksuaalharidus ja ka suhtenõustamine, et see on hästi-hästi oluline. Samas tõenduspõhisus ei ole, ma arvan, et kui me ütleme, et mingi asi ei ole tõenduspõhine, see on ainult üks küsimus ja üks fookus, et miks me tegelikult vajame selliseid asju, see on küll tõenduspõhine. Miks me inimestena vajame igasuguseid selgitusi, seletusi ja vaatamata sellele,
ükski human designi nendest komponentidest ei ole ju uuringutega kinnitatud, ei astroloogia ega tšakrate paigutus ega aging ega ja üldse need mingid DNA ja kvantfüüsika väited, et see on ka selline natukene mitte natukene, ta ongi sõnasalat, mis nagu kõlab seal juures väga usutavalt, aga tegelikult nagu tegelikku sisu ta nagu ei oma. Aga samas siin on selline huvitav paradoks, ükskõik millisest esoteerilisest või spirituaalsest praktikast me räägime ja ka siis, kui see on monetiseeritud praktika ehk praktika, mis on väga tugeva sellise turundusliku maigu jälle külge saanud. Et ta võib olla täiesti nagu tõendamata, teaduse väline, aga see ei tähenda samal ajal seda, et tal ei oleks tähendust, et minu meelest oleks ja ma tunnen nagu hästi sageli vastuolusid sellistel teemadel rääkides nii inimesena kui ka samas antropoloogina, sest et antropoloogina sa uurid süsteeme ja sul nagu ka kultuuriteoorias süsteemid ei ole mingisugune ja mustrid ja nii-öelda korduvused, see ei ole mingi võõras asi, on ju. Et kui me suudaksime nagu läheneda asjale kuidagi nii, et ta ei varjuta ära meie sellist realistlikku mõtlemist ja kriitilist mõtlemist, aga et me suudaksimegi seda võtta kui meelelahutuslikku ja meelelohutuslikku nähtust. Et me otsime sellest nii meelelahutust, et okei, ma võib-olla ei usu sellesse täielikult, aga see on fun, see on tore, aitab mul, ma ei tea, ankurdada ennast mingil hetkel ja et ma teadvustan endale, et ma otsin sellest meelelohutust, sest see, mida spirituaalsed kogemused, praktikad, mida elamused annavad, on kuuluvustunne, meelelohutus, mingisugune kontrollitunne väga kaootilistel aegadel, väga kaootilistel hetkedel. Miks inimesed palvetavad, kui neil on väga suur hirm või meeleheide näiteks? Jah, me oleme sellest sinuga tegelikult varem ka rääkinud. Ma olen sulle kurtnud, et ma ei oskagi siin tegelikult mingit lõplikku seisukohta võtta. Lillekese Akadeemia viimane sündmus, kus meil oli teemaks ka vaimne tervis ja meil õnnestus rääkida inimesega, kellel on vaimse tervisega seotud teemadele nii poliitika kujunduslik vaade, psühholoogi vaade, kui tegelikult ka praksisest väga tugev numbriline vaade. Ja ka talle, ma siis, milline sõna eesti keeles on hea sõna, confiding. No võt, spirituaalsus ja. Confiding. Ja, võt, ma isegi ei oska öelda. See ei ole ju kurtma, aga no ühesõnaga ma avaldasin siis talle ka oma mõtteid, oma selgusetust selle teema osas, et millisele seisukohale lõpuks siis maanduda, sest et ma olen tegelikult pigem kriitiline. Kuna ma olen kõik need ajajärgud oma elus vähem ja rohkem spirituaalsed ja esoteerilised läbi teinud, olen olnud sügavalt nendes teemades sees, see on olnud huvitav kogemuslikult, aga ma olen sellest välja kasvanud. Täna minu seisukohad on pigem kriitilised, minu ümber on inimesi, kes nende teemadega jätkuvalt väga pühendunult tegutsevad, kes rohkem pühendunult minetades mingis mõttes selle kriitilise mõtlemise, aga samas on minu ümber ka need inimesi, kes näiteks on human designiga seotud ja nad on väga kriitilised. Ma mitte siis nagu kriitilised, et neil oleks midagi halvustada, vaid kriitilised ehk ratsionaalsed. Et nad suudavad nagu meid ümbritsevat analüüsida väga mõistlikult ja ka seda, millega nad tegelevad. Et siis ma ütlen sulle ausalt, et ma olen kimbatuses. Mind häirib kogu spirituaalsusega, uus spirituaalsusega seotud teemade juures inimeste ärakasutamine, mis aspekt seal kindlasti on. Ja sa tõid ise mängu selle lohutusliku poole. See, et inimesed otsivad lohutust ja nagu Annegi Randväli Lillekese Akadeemias ütles, temal on hea meel, et inimesed üldse abi otsivad ja inimesi ei tohi selle eest hukka mõista, aga jah, minu seisukohad on nagu konfliktsed, et ühelt poolt
kui tõsiselt me nendesse teemadesse peaksime suhtuma, kuidas me peaksime, millise seisukoha me peaksime võtma teenuse osutajate suhtes. Siin on nii palju küsimusi, et kui sa teed tööd, siis sa pead saama sellest tasutud, millise töö eest peaks küsima, millist tasu ja nii edasi, mida saab üldse tööna defineerida, vabaturumajandus, kui mina küsin ja sina tahad maksta, kes saab öelda, et seda ei tohi teha. No, ühesõnaga, jah. Ja kui näiteks, kui siia human designi juurde konkreetselt nagu jääda, kuni ta ei väida, et ta ravib midagi, mul on võib-olla isegi suurem kanakitkuda, ma ei tea, holistilise regressiooniteraapiaga, kus väidetakse asju, mis tegelikult ei vasta tõele, kus tegeletakse teinekord traumadega täiesti traumateadmatult, kus inimesed võivad saada retraumatiseeritud, võib-olla ka häid kogemusi. Me ei saa inimestelt võtta agentsust ära, õigust otsustada ja väljendada seda, et aga mind see tõesti aitas. Kes olen mina, et öelda, et ei, sind see ei aidanud. Mida ma paraku aga ka oma töös näen, on tihtipeale see, et inimesed jõuavad ringiga tagasi. Sest et nad ei ole saanud selle, kas ma ei tea, kroonilise stressoriga või mina ei ole ka terapeut, et mul on küll koostöö tõenduspõhist, ma ei tea, traumateraapia õpet välja läbinud terapeutidega. Ja see, et mul on tööriistakastis erinevaid traumateadlikke võtteid, ei tähenda seda, et mul on piisav pädevus, et hakata inimesega tegema sügavat traumatööd, et ma üldse suudaksin toetada teda nii palju, et ta suudab otsida üles need enda seesmised ressursid. Et noh, jah, okei. Vot täpselt, minu arvates on väga oluline, mille sa sisse tõid, et üks asi on nõustamine, eks ole, ja et sinu, ma ei tea, klient on ka teadlik sinu töö ulatusest. Ja teine küsimus on see, kui sa lähed mingisuguse nõia juurde ja ta ütleb, et ta ravib su terveks. Et no, jah, vaba inimene vabal maal, kui sa tahad sellesse uskuda, siis by all means, eks ole. Aga ma jään nõutuks. No, ma jään ka, ja tegelikult see on okei, et sa jääd nõutuks, sest vastuolud on inimolemuse sisse kirjutatud. Maailm ongi vastuolusid täis ja see on igati normaalne. Keeruline ongi lihtsalt see, kus see tekitab mingi väärtuskonflikti, kus tekivad eetilised küsimused, kus keegi, ja ma arvan, et igasuguse spirituaalse praktikaga, sealhulgas human designiga saab tegeleda nii, et ma ütlen, et ma ei tea, mulle tundub see kõnetav, ma tegelen sellega selle pärast ja saab tegeleda nii, et ma ütlen sulle, ma nüüd lähen nende nimetuste juurde tagasi, nii, sina, generaator, vaata ennast, sa oled selline. Miks sa ootad endalt seda, ühesõnaga, kui sa hakkad mind pilduma absoluutidega, siis palun pane see pood kinni. Päriselt palun pane see pood ka kinni, et sa võtad juba endale minu meelest sellise ruumi ja sellise kuidagi pädevuse, mida sul tegelikult ei ole, ja enesekesksus ei ole sama asi, mis enesekindlus. Et me seda ajame ka väga tihti peale segamini, aga minu jaoks jälle siin human designis, tal on selline nagu hästi loogiline vastuolu, et me räägime sellest, et igaüks on ise moodi, ja me väga sageli kuuleme ka seda, et ole sina ise, mida see sina ise üldse tähendab, see on ise küsimus, on ju. Et me justkui peaksime õudselt teadma kogu aeg, kes me oleme ja valmis olema. Me ei ole päris valmis inimesed. Ma ei ole see praegu, kes ma olin, ma ei tea, 15 aastat tagasi ja ma olen ka väga sügaval esoteerilises maailmas olnud. Ja mina tulin sealt välja sügava depressiooni pärast. Kuidagi niimoodi juhtus, sest et ma nägin, et ma jõudsin sinna läbi sügava elukriisi, olin seal 2-3 aastat ja tulin sealt välja tõesti sügava depressiooni pärast, sest mitte ükski võte, mitte ükski meditatsioon, miski mind tollel hetkel ei aidanud, sest mu aju keemia oli nii pekkis. Ja vabandust, ma lihtsalt tahtsingi siia vahele öelda selle, et kusjuures see on ju ilmselge, et maailmas, inimajaloos joonistuvad välja teatud inimtüübid, et ja muidugi me saame mingite omaduste põhjal, mis kõigis on mingid domineerivad omadused, meid jaotadagi mingitesse gruppidesse. Ma üldse ei kahtle selles, et selles mõttes see on mõneti täiesti loogiline ja mõistetav. Ja ma ütlen seda sellepärast, et ma ei taha tõmmata täielikult vett peale millelegi, mida ma isegi ei tunne. Aga ma tegelikult lihtsalt süttin mingis mõttes ja ka tänu sellele, mida sa enda kohta kirjeldasid ja mida ma enda kohta tean, et ka minu aastad ja see raha, mida ma sinna alla panin,
need ei olnud väikesed summad, on ju. Ma lihtsalt sattusin sellisesse keskkonda, kus selliseid teenusi soovitati, eelistati ja mitte ükski nendest nõidadest ei näinud, et ma ei ole neurotüüpiline, et võib-olla minu probleemid ei olegi kõik minu lapsepõlves selles konkreetses vestluses ja vanaema üle-eelmise elu sugulase momendis, kus ta, ma ei tea, libastus ja kukkus jõkke ja uppus ära, on ju. Et tegelikult on asi lihtsalt selles, et ma olen A-tüüpiline. Et, ja kõikide nende aastate jooksul mitte keegi ei osanud mind selles suunas juhatada. Et kõik rääkisid mulle mingitest kristallühendustest, mis minus olid. Ja nüüd ma olen saanud aastaga, kui mul see info on käes, nii palju abi tõenduspõhisusest. Ja seejuures ei ütle ma ka seda, et meie ümber ei ole mitte midagi, millest me aru ei saa. Ja ma mõtlen ka nagu enda depressioonist välja tulemise alguse peale. Ma käisin samal ajal metsas puudele laulmas. Aga see ei ole see, et ma ütlen, et see toimib nii. Vaid minu jaoks on oluline teha vahet, kas ma ütlen, see aitab mind ja mina valin, aga ma ei tea, miks see toimib. Ma tõesti ei tea. Ja et sellel hetkel see minu jaoks ei ole oluline, aga ma ei saa öelda, et mine tee sina seda sama, see mõjub sulle samamoodi. The audacity, nagu ma tahaks alati öelda, mis asja nagu. Aga võt siin on see vastuolu ja ka selline minu meelest antropoloogiline küsimus, et see ajastu, kus me elame ajastus, kus ma ei saa öelda, et identiteet ei tule enam sünniga kaasa, väga palju sellest tuleb, aga et meil on justkui nagu antud vabadus, järjest rohkem vabadust, vähemalt meil siin Läänemaailmas on ju. Või vähemalt me mõtleme niimoodi, et meil on nagu rohkem vabadust luua ja valida oma identiteeti ja see vabadus on ilus ja see on võimestav, aga samas ta on ka väga kurnav, sest sa pead otsuseid tegema, otsuste tegemine kogu aeg kurnab. Ja samas see human design, ta täidab sellist kahte vastandlikku vajadust. Olla isemoodi, olla unikaalne ja samal ajal ka kuuluda, eks ole. Et sa ei ole nagu teised, aga samas sa oled osa süsteemist ja siin on ka jälle see vastuolu, on ju. Et sa ei ole nagu teised, aga sina oled generaator, sina oled manifestor, sina oled projektor, sina oled reflektor, mingi 5 asi oli veel siin mingite asjade ühendus, on ju. Et te nagu ütlete, et ei ole kaste, et see on nagu antikastid, aga siis te jälle loote uued kastid. Et see on nii huvitav nähtus tegelikult kultuuris, mis on nagu, ta on tegelikult lõputu. Jah, ja vaata teisalt sind kuulates mulle tundub ka see, et need vastused seal on ka üsna lihtsad või üldse sellises spirituaalses maailmas mulle tundub, et need lahenduskäigud ja põhjused, mis meile antakse, need on parasjagu lihtsustatud ja ma ütlen ausalt, et väga paljude inimeste puhul, kes ma tean, kes intensiivselt nende teemadega tegelevad, ma ei ole näinud tegelikult fundamentaalseid muutusi neis endis. Ja ma kardan, et miks see täna ka sellisel määral jälle trendib, on see, et kogu selles virvaris me otsimegi lihtsaid vastuseid. Miks ka vandenõud levivad, eks ole? Et me ei jaksa tegeleda nagu ka oma eraelus mingisuguste keeruliste protsesside lahendamisega. Ega et ennast tundma õppida, nagu sa ütlesid, et ole sina ise. Vabandust, kes see mina ise üldse on? Et mina olen küll hoopis teistsugune inimene või mitte fundamentaalselt teistsugune, põhiomadused on minus samad, aga ma tunnen, et ma olen kogu aeg muutumises, mida enam infot ma enda kohta saan. Ja aga see, et sa selle infoni päriselt jõuaksid ja et sa viiksid oma elus sisse fundamentaalseid muudatusi, see on nagu keeruline protsess, see on töö. Ja ma arvan, väga paljud inimesed ei viitsi tegeleda selle tööga, nad tahavad käia seal nõia juures ära, nõite puuga tšaka, ütleb, et nii, nüüd ma lõiksin punase lindi läbi ja nüüd sinu elus on see, sa oled siuke, oh my god. Ja või kui sinu töö on väga suure vastutusega ja sa nagu väljaspool seda oma suurt vastutuskoormat ja seda tööd, mis nõuab suurt vastutust, sa võib-olla toetudki sellele, et keegi teine annab sulle vastused, et selles hetkes sa ei pea seda tegema. Ja samas selline modernne või tänapäevane esoteerika ja sellised eneseabiskused, hübriidsed, igasugused lähenemised, ta ikkagi näitab, et selline võib-olla mingid kaotatud traditsioonid, kuigi traditsioonid on muutuvad. Kui traditsioon ei muutu, siis ta on surnud. Kui kultuur ei muutu, siis ta on surnud tegelikult, eks ju.
ja et me püüame ise tähendust luua ja sellised süsteemid, nad annavad meile need valmis raamistikud ja mida nad veel, mis siin sees on tihtipeale ka horoskoopide puhul näiteks on selline asi nagu Barnumi efekt. Ehk siis on mingid üldistused, millega me saame samastuda. Nad võiksid sobida kõikidele, aga samas nad tunduvad isiklikud, et see räägib ju minust. Aga see, ma ei tea, oletame, et meid oleks siin mitte praegu nii palju, kui meid on siin stuudios on ju, meid on mingi 50, siis päris paljud võiksid tunda samal ajal, et see räägib minust. Et see on see Barnumi efekt. Ja muidugi, miks ju sotsiaalmeediaski sellised inimesed väga trendivad, kes väga avameelselt enda elukogemust jagavad, sest et sa leiad alati grupi inimesi sinna taha, kes sellega samastuvad. Ja see ei ole halb iseenesest ka human designiga, mis ei öelda, et on halb või hea, aga ta ei ole neutraalne. Et tal on mingisugused mõjud ja jällegi, minu meelest on täiesti okei seda vaadata kui meelelahutust ja meelelohutust. Probleem tekib seal, kus ta pakub sulle selgitusi ja lahendusi ja kus sa tegelikult, nagu sa ka ütlesid, A-tüüpilise inimesena või kui kellelgi on üldsustunud ärevus, ma ei tea, või mis iganes OCD, eks ju, et kui inimesed, kes tegelikult ei ole pädevad vaimse tervise teemades, hakkavad diagnoosima, hakkavad ütlema, et sinu ATH tegelikult on sellest, pange pood kinni. No jah, kuule, mulle räägiti selles mõttes mu seedeprobleemidega seotud ka seda, et ma peaksin rohkem rohelist sööma ja siis ma läksin arsti juurde ja siis arst ütles mulle, ma kohe kindlasti rohkem rohelist sööma ei peaks, et kuidas minu seede elundkonnale mõjuks ja toodi selliseid hästi lihtsalt põhjendusi selleks, et miks see minu soolestik on selline, nagu ta on, aga täna ma tean, et see on ka seotud otsapidi sellega, milline on minu aju ehitus ja siis selle manifesteering nagu maailma, et kuidas keha on hoopis sedapidi nii tohutult mitmetasandiliselt seotud, et mul ei oleks seda infot, kui ma ei saaks seda infot inimestelt, kes seda on inimeste kohta õppinud, mitte kellel ei ole see taevase Annina pähe tulnud. Ja jällegi, ma ei tea, ma pean kuidagi vajalikuks välja öelda selle, et ma võib-olla kõlan jube kriitilisena, aga tegelikult ma ei mõista spirituaalsust üldse hukka, aga mulle meeldiks, kui see teenustena oleks eesmärgistatud. Ja kui oleks ka selgelt öeldud ja selline nii-öelda lahti ütleja seal, sest et sa ei saa öelda. Sa saad uskuda, sa saad öelda, et minu uskumuste kohaselt. Sa saad öelda, et mulle tundub minu tunnetuse kohaselt. Aga siin ongi häda sellises väga enesekindlas kõneviisis. Et kui mingi ütlus tekitab kelleski hea tunde, väga hea. Ja spirituaalsuse peale vihastada, see on nagu vihastada inimeseks olemise peale, sest me oleme lisaks kõigele ka spirituaalsed olendid. Kuule, see tuletab mulle meelde, et ma postitasin mingid nädalad tagasi enda storidesse edasi ühe naisterahva postituse. Ma isegi ei tea, kust alustada, kes esitles täiesti naeruväärseid tõdesid sellest, me jõuame jälle tagasi sinna, milline peab olema naine, milline on väärtuslik naine, milline on väärtuslik naine abikaasana, kes ja miks on feminist. See kõlab nii, et väärtuslik naine on see, kes olen mina. Absoluutselt. Ega see sõnumi sisu seal taga oligi see. Ja ühesõnaga ma postitasin selle endale edasi, panin mingi lühikese poolnaljatleva kirjelduse sinna juurde, aga see haavas ühte minu jälgijat, kes seda naisterahvast ka jälgib. Ja ta pahandas mu peale, et ma sellise edasipostituse tegin ja ütles, et tema ei räägi üldse kõikidest naistest, tema räägib ainult iseenda kogemusest. Aga siis ma läksin ja lappasin seda profiili veel sügavamalt, kui ma olin seda enne teinud ja mina ei näinud mitte kuskil, et tema rääkis ainult iseendast ja siis see jälgija mulle veel ütles, et ja see on üldsegi suunatud peamiselt abielu naistele ja seda ma ka sealt ei leidnud. See naisterahvas rääkis väga selgesõnaliselt sellest, kes on milline
peab olema naine selleks, et abielu toimiks, miks on mingid naised lastetud, miks on mingid naised feministid, see muidugi oli kõik väga negatiivne nende suunal, nende kõigi eludest on midagi puudu, nad ei ole jõudnud mingitele mõistmistele ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin ka, et sa ei saa kätt ette panna sellele, et ta sellist sisu sinna toodab, aga sa ei saa kätt ette panna ka sellele, et on selliseid inimesi, kes seda kritiseerivad. Ja siis ma jäin täitsa mõtlema, et kui ta tahab sellist sisu toota, siis kuidas ta peaks seda tegema? Ma jäingi mõtlema, et millised peaksid olema tema sõnastused aga ma kardan, et need inimesed, kes esitlevad selliseid asju üldiste tõdedena ja üldse ei jõua selleni kunagi, et nad esitleks seda kuidagi minu isikliku tõena, mis toimib minu puhul. Aga siis, kui tekib huvitunud, kuule, ma tahan ka sinu isiklikku tõde õppida, võib-olla see kehtib mulle ka. Ja ma olen nõus sellest sulle maksma, sest et sa investeerid sinna oma aega. No ma ei tea, võib-olla niimoodi toimiks. Tõmbame kokku või? Tõmbame kokku ja ma ei ütle isegi siinpool, minu jaoks ka kogu see tootmine läheb sinna kogu kapitalistliku jadasse jälle lihtsalt, kuna tal on siuke vaimne maik küljes, et siis just kui need mustrid seal ei kehtivad ikka, aga kui sa jälgid, siis jälgi ja mõtle, et kas see annab sulle rohkem vabadust, see informatsioon, nagu päriselt mitmekesisust, vabadust, uudishimu, või on ta ikkagi selline dogmaatiline ja uutesse raamidesse suunav, et seda ma kutsuksin küll vaatama ja mõtlema. Seda ja seejuures, kui te nende teemadega tegelete, te nendesse usute, siis olge head, püüdke ennast mitte asetada ka mingisugusele kõrgema mõistmise, kõrgemale astmele, et kõik teised on teie ümber on lihtsalt pimedad, kes tegelikult ei näe, mis meie ümber toimub. Näeme küll, aga me näeme seda teistmoodi. Teie võite näha seda nii ja teie jaoks võib see toimida niimoodi, aga meie jaoks toimib see namoodi. Ja see ei ole halvem. See ei ole halvem. Nii, ja kes meile täna külla tuleb? Ühest grupist, kes ennast kõikidest teistest paremaks Oh, the sarcasm. You never faked sarcasm in your life. See oli kunagi mu Tinderi profiilis kirjas. I never fake sarcasm in my life. Nii et lähme kuulame, mis neil enda õigustuseks öelda on. Ja, räägime ratastest. Räägime ratastest, eriti inimestest, kes on rattaliikumise taga, kuidas Pärnus rattaga liigelda on, mis on siin hästi, mis on siin halvasti. Ja kuna me elame provintsis, siis meie sõidame siin jätkuvalt nende ratastega, kus ees on see hästi-hästi suur ümmargune ratas. Mul on hea meel, et Laura tunneb ennast juba paremini. Ma räägin, see on see tatt seal peas. Otse kaherattaliste pealt on meile saabunud külla Anni Travet ja Margo Märtsoo. Aplaus! Tere Anni! Tere Margo! Tere! Margo ei olnud midagi. Ainult noogutan ennast. Margo ei julge rääkima hakata. Kuulge, mis te arvate, miks me kutsusime teid endale siia külla? No, et me oleme korra rattaga koos sõitnud. Jah, meil on ühiseid mälestusi selle pärast. Aga sul on õigus. Need mälestused on seotud ratastega, kaherattalistega. Ja kas kaherattalised on seotud Pärnuga? Sellest me saame kohe varsti teada ka. Kas nad teiega seotud on? Jah. Ehk siis te olete Pärnu rattarikkaks. Täpselt, teie olete esiaktivistid, kes Pärnus rattaga sõitmist populariseerivad. Kas võib nii öelda? Võib küll öelda, jah. Ma kohe kedagi pähe ei tule, keda nimetatakse kohtudes, et rattafanaatik jälle tuleb või see rattaga hull või siukseid igasuguseid vahvaid nimesi saab kuulda. Ei, ma ei tea küll kedagi praegu rohkem, ei tule niimoodi meelde. No Margo on ikka rohkem kui mina. Lihtsalt liitsin ennast ise nendega. Okei, aga sisuliselt me jõudsimegi nagu kohe asja tuumani
rattahull ja rattafanaatik. Kas see, rattafanaatik kõlab mulle isegi kuidagi, et fanaatik on, aga rattaga hull kõlab nagu tempel oli meil eelmises korras või eelmises salvestuses, aga kas see nagu oleneb ka sellest, kes su poole pöördub või? No hull, ma võib-olla panin natuke üle võlli, aga see fanaatik on küll täielik, mida on kuulda, et sa sõidad ju rattaga ju isegi talvel, et sa oled ikka täitsa fanaatik, et mina pean seda täiesti normaalseks. Aga on neid inimesi palju, kes siin peavad, et ikka kui sa rattaga sõidad miinuskraadid, siis sa pead ikka natuke teistmoodi olema. Anni? Jah, ma ka ikkagi see aasta sõitsin talvel ka rattaga, sest et Lund polnud. Ja meil oli väga tore kohtumine. Jah, oli küll. Kusjuures siis oli hästi palju lund, et ma läksin spinningu trennirattaga. Ja siis ootasin rohelist tuld. Ja siis ma nägin silmanurgast, et ma ei ole ainuke, kes rattaga sõidab. Ja siis Marko tuli, ta sai aru mu ratta kodarakaartidest, et see on vist Anni. Ja sina vaatasid, see on see tuntud Pärnu rattahull. Marko. Just. Aga miks te sõidate rattaga või miks te sõidate aasta läbi rattaga? Miks rattaga sõit teie jaoks oluline on? Miks te tahate seda populariseerida? See on lihtsalt nii hea. Pärnu on ideaalne, suurus on selle jaoks. Ühest linnaotsast teise on, ma pakun maksimaalselt 10, pigem vist 8 kilomeetrit. Mõtlesin, sa hakkasid minutitest rääkima. Ei, kilomeetrid. Selle jaoks, et oma autot, ma toon lihtsalt oma elust jälle näite, et elan 2 kilomeetrit oma töökohast, siin samas üks spordipood. Ja ma arvan, et ma selle aja, kui ma seda seal lume alt välja kraabin talvel, et ma selle ajaga olen rattaga, olen tööl, et ma auto ei jõua soojaks minna, mitte midagi, et palju mugavam, sealt sõltumatu, võtad ratta, ei pea kütust ostma, kütusehinnad kõrged on ju. Kõik need plussid, see on selline teraapiaga minu jaoks, et rattaga sõit, sa lülitad täiesti endast kõigest välja, et sa keskendud ainult selle sõitmisele, ei mõtle oma igapäeva muresid, mis õhtuks süüa vaja on, aga sa lihtsalt oled selles olukorras, selles hetkes. Kuulajatele infoks, et rattaga sõitmine on bilateraalne stimulatsioon, mis tähendab seda, et koostööd teevad vasema ajupoolkera, parema ajupoolkera, aitab väga hästi stressiga toimetuleku nagu protsessis, muidugi mitte paremini kui kapitalismi kapitalismi kriitikasse ei lähe. Anni? Ja ma olen väga nõus kõige sellega, mis Margo rääkis, lihtsalt mul pole isegi lube ega veel vähem, siis mul ei ole autot. Ja miks mul neid ei ole, on see, et ma ei ole tundnud piisavat vajadust nende 2 asja järgi. Et mul on samamoodi töö on 4-5 kilomeetri kaugusel ja kõik muu on ka nii käe ja jala juures, et ma ei tunne nagu seda vajadust omada autot. Aga lisaks sellele on ju seal juures ka keskkonna ja kliimaprobleemid. Eesti on järjest aina enam autostuv, sealjuures Pärnu, mis minu meelest kogu aeg tuleb juurde neid autosid ja ka linnavalitsus teab seda. Ja siis tervise aspekt ja siis ka see sama stressi asi, ma väga naudin tegelikult rattaga tööle sõitmist, sellepärast, et ma olen väga selline, et ma ärkan 10 minutit enne seda üles, kui ma pean kodust välja minema ja siis ma ärkan ratta peale ja ma jõuan tööle ja siis ma olengi nagu ärganud ja kõik on hästi. Ja värske õhk ja see, et ma näen teisi inimesi, see sotsiaalsus seal juures on hästi suur aspekt. Tegelikult on selline kogemus täitsa äge, kui sa iga hommik ja õhtu möödud samast ratturist, kes samamoodi käib tööl, aga lihtsalt teisel pool. Ja siis sa lõpuks peale 10 päeva juba hakkad naeratama üksteisele, sest et sa saad aru, et ta on see sama inimene nagu sina. Ja ma kuidagi arvan, et Pärnu on väga suurepärane linn selleks, et rattaga nautida ka niisama perega või lihtsalt nagu hängides sõpradega või siis ka täiesti tavapäeva ja argipäeva toimetusi teha. Eelmine aasta sellel kevadsõidul, selle lõppedes me ju vaatasime seda Hollandi filmi ka. Kas see oli Hollandi film, see oli Antwerpenist? Taani äkki? Ei,
kisub Hollandi poole ikkagi minu meelest oli. Ei, okei, ütleme siis, et see oli mingisugusest Hollandi linnast, see on võib-olla kõige suuremast ja kõige tuntumast, aga seal toodi välja, mis mulle just nimelt väga meeldis, oli see sotsiaalsuse aspekt, kus me esimeses saate osas rääkisime enesehoolest ja kuidas see tegelikult peaks algama kogukonnast ja selle saab nii suurepäraselt asetada tegelikult siia ka, et seal vaadeldigi seda mingi aja jooksul, kuidas tegelikult see siis tõlkis ennast sellesse, et inimesed olid üksteise suhtes palju hoolsamad. Aga Anni, sa ütlesid, et Pärnu on ideaalne linn, kus rattaga sõita. Kas ta on ka rattasõbralik linn ja ratturisõbralik linn? Ma ütlen seda, et see on nagu läinud paremaks, aga kindlasti on arenguruumi küll ja veel. Ja mul on hea meel, et on olemas nüüd see dokument nagu jalgrattastrateegia 2030. Aga kui niimoodi igapäevaselt sõitja oled, siis näed neid kitsaskohti päris palju. Et mitte ainult Pärnu linn, vaid ma arvan, enamus maailmast on ju üles ehitatud ikkagi autojuhtidele. Just see nagu liiklus, kõik see osa, et Pärnu ei ole selles kindlasti puutumata jäänud ja siin on neid kohti, mida parandada ja mida arendada küll ja veel. Aga lihtsalt mainin selle ära, et hea meel on, et linn mõtleb sellele rohkem ja võtab tagasisidet ka järjest rohkem kuulda, aga ütleme, kui sa oled nagu igapäevane rattakasutaja, siis tahaks, et need asjad kiiremini kindlasti käiks. Kuulge, aga teate, minule meeldib võtta asju tükkideks, sest et niimoodi ma saan asjadest aru. Ja ma arvan, et tegelikult väga paljude meie peades eksisteerib idee rattaga sõitmises sellisena, ma ostan ratta, ma istun peale, ma väntan. Ja siis vaatan, kuhu need jalakesed mind mööda seda teed, millel ma olen viivad, eks ole. Ja väga paljudel meist puudub tegelikult selline struktuurne, süsteemne arusaam sellest, et mida rattaga sõitmine võiks tähendada linnaruumis. Kuidas ta võiks olla linnaruumis kujundatud. Ja neid eeskujusid meil tegelikult ju Euroopast on, kus see on väga hästi reguleeritud ja tegelikult ka harjumuslikuks, normaalsuseks muutunud, et mis meil sellest olemas on Pärnus, räägime just nimelt Pärnust ja kus suunas me võiksime areneda. Et meil tekiks ka näiteks professionaalne rattaliiklus linna. Ma mõtlen professionaalne siis see, et rattur ei pea liikuma jalakäijaga samal rajal ja autoteel liikudes kartma, et ta saab surma. Pikk ja raske küsimus. Ja siiani on küll. Kui sul on vaja jõuda punktist A punkti B, siis sa oled vahepeal rattur, jalakäija, autojuht, kõik asjad sa pead, kõigis tiikides sa pead nii-öelda orienteeruma. Ei ole puhast sellist teed, et ma lähen, ma saan kiiresti, mugavalt läbida selle distantsi. See on lihtsalt jälle, kas või jälle ma tulen jälle tagasi ja ma selle iga päev käin tööl 2 kilomeetrit. Ma pean äärekividest sõitma lugematu kord üles-alla, siis on pimedaid nurki, tänava ristumisi, kus võib keegi alles hiljuti spordihoone juures peaaegu oleks auto alla jäänud oma rattaga. Viimasel hetkel saime mõlemad pidama, keegi kedagi ei vigastanud. Valgusfoore, takistusi, neid on nii palju tehtud ja siis kõrval auto sõidab mööda siledat teed, mis on hooldatud, ei ole killustikku, lumest puhtaks tehtud. Kaevuluuke on ka minimaliseeritud, aga need on siis viidud kõnniteele, kus siis rattur logistab oma rattaga või siis jalakäija nõrgem jälle peab oma vankrit vedama, ratastooliga sõitma. Et erinevates linnades alati, kui ma kuhugi reisin, on liikumisvahend mul jalgratas, ma otsin selle esimese rendikoha, võtan jalgratta ja lähen sõidan. Nii palju äärekive takistusi, võib-olla ma pole ka sellises kehvemates arenenud riikides käinud. Aga nendega me ei peagi ennast võrdlema. Jah, et viimane linn Hamburg ja seal on selged teed, sa tead täpselt sildid, on sind juhendatakse, tähendab, kui palju kuhugi on sõita vaja tehtud mugavaks ja kiireks ja sa ei ristu alati. Siinpool on jälle, et ma ei tea, kui palju meil Pärnakaid siin seda saadet kuulab, aga
kõik kuulevad. 40 000 pärnakat kuulab. Paikuse poole välja sõita surnuaed on ja seal tagant läheb üks rattatee niimoodi nika-naka. Alguses on ühel pool teed ja siis on teisel pool teed, aga mujal maailmas üritatakse seda kindlasti vältida, et rattur peaks suurt teed ületama, et see rattatee peaks minema ühel pool ja siis linnavalitsuse vastus on jälle, et laiutatakse kätega, et meil oli maadega probleemi, me ei saanud, aga ma ei saa aru, kuidas see teistes riikides toimib, et ja need äärekivid on lihtsalt üks siuke peavalu. Mina ei ole see, kes sõidab aasta läbi rattaga, sest et ma olen ikkagi fashionista, eks ole. No ärge, palun mikrofoni sisse, muidu kuulaja arvab, et ma üksi naeran. No ühesõnaga, ma ei saa talvel sõituma kasukaga rattaga. Ja ärge tulge mulle ütlema, et saad küll. Margo juba hakkas ütlema, et saad küll. Ühesõnaga, aga ma sõidan Pärnus, ma sõidan tõesti, ma julgeks öelda, 6 kuud kindlasti, kui mitte 8 kuud rattaga. Ja need äärekivid on lihtsalt, ma ei saa, Pärnu on väike linn ja need äärekivid panevad mu pea plahvatama. Ja sa pane veel rattale näiteks lapsetool peale. Jah, täpselt. Et äärekivid on üks probleem, on ju. Siis on see, et me sõidame tegelikult jalakäijatega segamini. Aga kuhu ma vist tahangi teiega jõuda, et teid niimoodi pingides siin, et milline see ratturi unistuste Pärnu võiks olla? Et mis me selleks veel tegema peame, veel enam, kui meil on täna ka rattastrateegia. Sest et strateegia on ju ka mingis mõttes selline unistav dokument. Mul on tunne, et sul on mingisugused tutvused seal linnavalitsuses. Ma pean jälle... Nüüd kõik teised naeravad peale Laura. Meil on suurepärane inimene linnavalitsuses tööl teede peal, kes siis ühel kohtumisel. Kõigepealt, kui me saabusime sinna koosolekule, siis küsisite, kas te olete professionaalid või te olete lihtsalt asjaarmastajad. Ehk kodanikud või? Ehk siis... Linnakodanikud, jah? Võib linnakodanikud. Ma ütlesin, et ei, me oleme siuksed, me ei ole haridus sellel teemal, et sellel, ma ei tea, teedeehitus, me ei ole sellist eriala läbinud. Me tahame lihtsalt, et oleks mugav rattaga sõita ja meil on omad ettepanekud. Meil on Pärnu armas. Meil on Pärnu armas, just. Ja siis, et sellest dokumendist, mis te esitate, et sellest oleks võinud küll arvata, et ikka päris professionaalid, aga no selge, kui te olete asjaarmastajad, siis tänaseni ma ootan, esimese punktina ma ootan siiamaani sellest, nüüd saab kohe aasta, kui ma ootan sellest kokkuvõtet sellest koosolekust. Et lubati dokument esitada, et mis me seal rääkisime, mis ettepanekud olid, seda pole siiamaani tulnud. Teiseks öeldi mulle otse näkku, et see rattadokument on siuke unistuste dokument. 15 aasta pärast on meie linnas hoopis tõusnud autoliiklus 15% ja me peame selleks valmis olema. Selle nimel, kui te veel ei tea, siis seal koosolekul veel räägiti sellest, et Pärnu vesi, see armas majak, kes on nurga peal maakividest, kena ehitis seal selle uue silla lähedal, see tuleb maha võtta. Isegi vist see otsus on juba linnavalitsuses tehtud, et see maja tuleb maha võtta, et oleks laiem autotee, mugavam oleks silla pealt maha keerata ja autodel oleks mugavam. Jah, siin polegi palju nagu, et lisada, et kuigi õnneks, nüüd siis, kui me viimane kord siin tegime kevadkruiisi, siis linna peaarhitekt kinnitas, et see ei ole lihtsalt dokument, unistuste dokument, et selle nimel on ikkagi ka inimesi linnavalitsuses, kes seda siis üritavad täide viia, et ma loodan, et see vanem meesterahvas varsti läheb siis sinna pensionile. Ja just vaatasin täna hommikul mitte Tallinna kontot, kus ta postitas ühe screenshoti ühest ma hakkan naeru, kus ta kirjutas kommentaari, et kuulge, mis teil viga on, et linn on eesmärgi pärane, seal ei peagi olema mingi puid, eks. Ja see oli Gonsiori tänava. Jah, midagi sellist ja siis ma mõtlesin ka, et oi Jeesus. Linn on ka elukeskkonda, aga okei, ärme lähe Tallinnasse, püsime Pärnus. Ühesõnaga ma saan aru, et see suhtlus kodaniku ja linna vahel, võimu vahel ei ole alati kõige lihtsam, kuigi sina, Anni, ütlesid, et sul on väga hea meel, et see dokument on olemas.
jah, sest see on algus, et isegi kui ta on see mingi unistuste dokument, siis meie oleme sinna nagu sisendi andnud ja pannud oma soovid nii-öelda kirja. Et siin saaks need inimesed ka sõita rattaga ja nagu kiiresti ja mugavalt tööle näiteks, mitte ainult siis kruiisida suvel rattaga, et mis on ka tore ja kindlasti Pärnu on selleks hea koht, sest meil on väga palju terviseradasid ja see on väga pikk ja kõik see, aga ma ei taha mööda neid tööle sõita. Ma tahan samamoodi sõita tööle, nagu autojuhid sõidavad kiiresti otse ja ma tahan seda teha. Et ma ei pea, jah, nagu Margo ütles, et ma pean nagu mõtlema kogu aeg, et kuhu ma lähen seal rattaga. Meil ei ole neid nagu teid, see põhitee, rattatee ei ole näiteks Riia maantelt, kust ma tahan sõita. Aga kui sa proovid seal rattaga sõita, siis sul ongi need äärekivid. Silmad on tolmu täis, hambavahed krigisevad, kui sa hakkad rääkima. Hüppad seal asfaldi peal, mille alt on välja tulnud puujuured. Ja kõik see, et see on ohtlik. Siis saabub bussi peatuses, siis tuleb palju inimesi maha, siis üritan neist mööda saada, siis nad on kurjad. Täpselt, see on tore, et jõudsite siia, sest et ma arvan, keskmine pärnakas ütleks, et kuulge, millest te räägite, meil on nii palju kergliiklusteid. No just, meil ongi neid, aga see pole mõeldud igapäevaseks nagu kasutamiseks. No sa võid seal olla ka iga päev, aga kui sa tahad hommikul kiiresti tööle minna, siis ma ei vali nagu Jaansonit või siis Taranna oma. Ja, miks ma peaksin? See on nagu vaba aja veetmisvõimalus. Et ma tahan sõita samamoodi, samad rada näiteks nagu buss. Ja siis ma saan aru, kui neid rattateid tekiks sellisel moel juurde, siis võib-olla ei tõuseks ka see protsent autostumise osas, eks ole, sest et inimestel on mugav rattaga liigelda, nad ei pea valima seda, et nad istuvad autosse hommikul. Seal jah, veel tehti seda nalja, kas sa tahad, et siis kui nüüd meil on järjest ühiskond vananeb, kas te tahate, et siis need 70-80 aastased hakkaksid jalgrattaga sõitma, mul see mõtlemine ei olnud kõige kiirem, ma oleks pidanud tal tahtnud vastata, et kas me tahame siis need 70-80 aastased kõik istuksid rooli ja hakkaksid sõitma autoga või? Minu vanaanu sõitis küll kuni surmani ja ikka 80-ndates aastates rattaga. Ja seda me tahamegi, et ka nemad tuleks kodust välja, et ka nendel oleks see võimalus kodust välja tulla, et see ei oleks ohtlik. Täpselt, et neil oleks turvaline selle rattaga sõita. Ja samamoodi liikumispuudega inimesed, sest et need äärekivid ei ole mitte ainult lapsevankri ja rattavaenulikud, vaid ka nende inimeste probleemid, kellel on liikumisega probleemid, et ma arvan, et see on nagu, kui näiteks linnale või ma ei tea, mis iganes võimule ei meeldi ratturid, siis meil on nagu teisi inimesi ka, kelle peale siin linnas mõelda. Kas see lapsed, on ju? Just. Ja see ongi täpselt linnavalitsus, ta näeb seda, see ametnik, kes seal töötab, on tõenäoliselt linnas meil ju, ütleme, 40-60 ja siis ta vastab, et oi, mul on nii palju valikud, et ma elan seal Paikusel, mul on nii palju valikud, kui ma tahan minna kiiresti, ma lähen mööda Riia maanteed, kui ma tahan minna natuke aeglasemalt, siis ma lähen mööda Suurjõe tänavat. Aga ta ei mõtle teiste peale, ta mõtleb ainult iseendale, et tema saab ju hakkama, meie saame ka Anniga hakkama, Laura saab ja me saame kõik saama hakkama, me oleme kõik käed, jalad on terved, me suudame mõelda, suudame orienteeruda ja suudame erinevates olukordades ennast nii-öelda ellu jääda. Aga see 8-aastane laps, kellest hakkabki see harjumus, hakkab rattaga koolis käima, hakkab poes käima või käib vanaemaga juures külas. Sealt neid peale ei tule, me ju viime igaks juhuks on ohtlik praegu sõita rattaga siin, et viime autoga kooli ja sealt see harjumus hakkab, kui see 8-aastane ei hakka sõitma, siis meil ei tulegi seda kasvu kunagi, mis me seal strateegias ka loodame. Ikka me jõuame tagasi mitte selle juurde, et hakkame nüüd enesehoolest pihta, vaid et üleüldisest hoolest pihta. Aga ma tahaks veel mitu sammu tagasi teha. Siin kõlas läbi see lause, et Pärnu on meile kallis või Pärnu on meile armas. Me räägime siin rattastrateegiast ja kõigest olulisest, aga saatekülalised olete teie, Anni ja Margo. Ja te olete pärnakad. Olete või? Jah. Mis Margo jälle nii... Margo noogutab ja raputab pead. Jah, Margo, mis on noogutad ja raputad? Räägi. Ma noogutan, mul on nii palju mõtted, aga ma igaks juhuks ei hakka vahele viisakuses segama. Aga... Miks te olete pärnakad? Miks te olete siia jäänud või ma ei tea, naasnud või miks? Miks Pärnu? No, mina olen siin sündinud, kasvanud, vahepeal olin Tallinnas ja siis tulin tagasi Pärnusse. Et ma ei teagi, miks ma
vahepeal mul on see küsimus, et miks ma olen siin, aga siis ma ikkagi jõuan selleni tagasi, et siin on ilus, meri on siin ja siin on rahulik. Suvel ei ole rahulik ja mulle meeldib see, et suvel ei ole rahulik. Ambivertne. Just, see ma olengi. Ja ma ei tea, mu pere on siin, minu inimesed on siin. Ja mulle meeldib vahepeal Tallinnas käia, sest mulle meeldib see, mis on ka Tallinnas, aga siis on jälle hea koju tulla. Ja Pärnu on see koht, kus saab asju paremaks teha ja ma ei teagi. Ma lihtsalt ei näe vist ennast kusagil mujal kui Pärnus. See on siuke nunnu kuurortlinn nagu, jah, mulle meeldib ka Kuressaare ja Viljandi ja Haapsalu, nii et vist on siin olla õige. Oled ka provintsi progressi või? Vist olen. Margo? Noogutad või raputad? Noogutan. Et mina Pärnuga seotud olen kunagi korvpallilaagrit siin suve jooksul sai seda lastestaadioni puitväljakut hingatud, seda õhku sai piisavalt ja sinna palju higi valatud. Siis ma tulin Tallinnast tagasi, tulin siia kolledžisse. Õppisin turismi ja siis ma sain aru, et see on just see õige linn, et kas mul oli valida, kas ma lapsepõlves sõitsin tund aega bussiga kooli Piritalt Mustamäele. Siis ma sõitsin Mustamäelt tund aega bussiga Lasnamäele trenni ja siis ma sõitsin Lasnamäelt tund aega koju ja siis õnneks olid siuksed, see oli niisugune rahulikum piirkond, inimesed teadsid teineteist, siis mõnikord keegi siis nüksas, et kuule, sinu peatus, siis sul on vist aeg maha minna bussist. Siis ma seal vaikselt tukkusin. Aga nüüd on mul siis 3 tunni asemel bussis, mul on 20 minutit rattaga. See ongi see põhiline. Lihtsalt see transport, see aeg, mis ma veedan kuskil ühissõidukis või autos või ummikus, kui ma Pirital elan ja kesklinna tööle lähen, siis ma ilmselt jõuaks rattaga 3 korda tööl käia, kui see autojuht jõuab sinna kesklinna oma kontorisse istuma. Ja ma jäin siin lihtsalt mõtlema, et minu jaoks on hästi oluline, liigun tagasi, vabandust, korra jälle, sa ütlesid 20 minutit, tõid selle ratta aspekti jälle mängu, ma liigun tagasi korra sinna juurde ja selle kogukondliku hoole juurde, ja millest me alustasime, on ka see, et esiteks te tõite kõik need erinevad huvigrupid siia, siis lapsed, vanemealised ja mis ma tahtsin öelda, et ka vaimse erivajadusega inimese jaoks tema sõidab ka rattaga ja tema jaoks on vaja väga selgeid juhiseid, kuidas ta peab olema ja asetuma, eks ole, millal ära pöörama, millal vaatama ja nii edasi, et see on juba sellest aspektist hästi oluline. Ja teine asi ongi vaimne tervis. On ju? Et ja vanemaealiste vaates ka. Vanemaealine ei taha ilmtingimata olla autos ja me nagu nii peame tõhustama vanemaealiste kehalist aktiivsust. Miks mitte siis läbi selle, et me loome neile turvalise keskkonna rattaga liikumiseks. Ja selles mõttes, et ärge jälle valesti aru saage, ma ei bashi siin Pärnu linna ja linnavalitsust, et meil on kõik halvasti, meil on üsna hästi, aga mulle tundub, et võib-olla natukene läbimõtlematult. Ja ma tahaksin linnavalitsuse ja linna juurest tulla tegelikult ka ettevõtjate ja ettevõtluse juurde. Laura teab, kui kirglikult ma vihastan peaaegu iga kord, kui ma oma ratast parkima hakkan kuhugi. Sest et, ma ei tea, teeme uhke spa valmis, milleks meile rattaparklad. Ja isegi Keskraamatukogu juures ma olen nii tänulik, et parkla on küll vihmalt räästa all, aga mina oma hübriidratast sinna küll parkida ei saa, isegi rehv ei lähe sinna vahele. Et kuigi seal tänava peal on ka need torud, eks ole, et ma võin ka sinna parkida, aga paduvihmaga ma ei taha jälle sinna parkida, et minu jaoks on ka see ikkagi jälle see ühine hool ja hoole küsimine ka see, et kas inimesed, kes sõidavad rattaga, kelle sõiduvahend on ratas, lisaks ka teistele võib-olla sõiduvahenditele, kas ta saab oma sõbra ja minu ratas on minu sõber, kas ta saab oma sõbra turvaliselt hästi ja ka ratast hoidvalt parkidest, kui öeldakse, et pane tagumise rehviga, mul on käiguajam seal. Jälle ma noogutan ja, et Pärnu linn ka võiks ükskord nii kaugele jõuda, nagu on Tartu linn, näiteks Tartu linnas ei tohi, kui te teate, kujutate ette need betooniskaared, mis on maas, kus saab ratta esi vahele panna, selliseid asju ei tohi olla
linnaruumis selline seadus või otsus on vastu võetud ja neid enam ei tehta, ei toodeta sinna. Eks neid jäänukeid, ma just kolisin tagasi, 6 aastat elasin Tartus vahepeal, et neid jäänukeid ikka on, aga jah, see oleks hea otsus küll. Et siin on hea võimalus mainida, et Pärnu linnal on see aasta 40 000 ekstra laua peal. Ainult tuleb kirjutada meie teede osakonnale, kus te soovite seda parklat, kus te seda kõige rohkem vajate ja siis nad võimalusel siis nad selle sinna panevad, et kasutage võimalust. Ja minu jaoks oli natukene nukker ka see, kui sinna Pärnu randa see katusega parkla tehti, kui see arutelu siis tekkis, et kellel seda nagu vaja on, mis asi, kelle jaoks see tehtud on, kes see siia tuleb ratast parkima, mis katus, miks siia raha on raisatud. Mina tulen oma ratast siia parkima. Aga see ei kaitse sinu ratast vihma käest. See oli, ma ei tea, mis asi see on. Ja see on niisugune arhitektuuriline küsimus, aga minu jaoks on see küsimus nagu üleüldse kommentaariumist ja kommenteerimisest, et seal ei olnud küsimus mitte selles, kas ta on hästi tehtud, hästi ehitatud, vaid sellest, et milleks ratastele, kellele need tehtud. Seda on vaja kindlasti selliseid, mis kaitsevad vihma ja tuule ja lume eest. Aga siis on selline leht nagu vannateada.ee, et kui miski häirib, siis tuleb seal koha peal pilt teha ja saata see ära. Ma just tahtsin öelda, et okei, ma võin linnavalitsusele kirjutada, aga kes mulle garanteerib, et mulle tehakse see ka otstarbeline rattaparkla? Nad olid väga avatud viimasel kohtumisel, et täpselt oligi, et minu soovitus on alati see metallist kõrgem kaar, mis oleks siis vähe pikem, et ka seda naisteratast on sinna hea toetada, kuna seda keskmist pulka ei ole, millega siis kitsama hoidiku vastu toetada. Ja nad noogutasid, lubasid, et sellised võiksid olla linnaruumis. Ma viimati naersin Port Arturi juures eelmine suvi minu meelest. Ja seal on väljaspool, siis seal Riiamaant või Pika tänava pool on need suured kaared küll, aga teisel pool Port Arturit on nagu 2 täiesti käkardit parklad kõrvuti. Et ma nagu ühest vaatasin, et okei, siia ma ei saa parkida, panen teise, vaatan teist. Nagu sama hädaline, ma ei saa sinna ka seda parkida. Sihukse rahast, et sihukse asja siis. Igal juhul tasub kirjutada, kas siis otse, ma ei tea, Port Arturile või raamatukogule, et endast märku anda. Aga ma mõtlen seda, et miks sellised poolikud lahendused on linnas, on see, et tegijad ise ei sõida rattaga. Ei ole igapäevased kasutajad ja siis nad ei oskagi mõelda ja läbi näha võib-olla seda, et mida vaja on teha. Sest kui sa sõidad pidevalt või enamus oma ajast autoga, siis kus sa peaksid teadma, mis mingile Margole, kes sõidab talvel rattaga vaja on. Sa ei tea seda. Et see ongi see nagu, et need inimesed ise, kes teevad neid otsuseid, peaksid olema tarbijad. Et siis nad näevad seda, mis ja kus on vajaka ja mida saaks parandada. Et need, kõik need kõrged teeääred ja need sildid, mis on puudu, et kuhu minna või kõik, et kõik see on nagu see, mida me oleme siis andnud sinna rattastrateegiale, aga et tegelikult ju näiteks siis linnavalitsuse töötajad ise väga ei sõida rattaga, mis on kurb. Ja küsimus on ju ka selles tegelikult, et ei tasu olla ka nii küüniline öelda, et aga kes sõidab talvel rattaga, on ju. Et tasub mõelda natukene laiemalt, et kui inimeste vaimne tervis on korras, siis nad ei otsi sellele abi tervishoiust, kui nad püsivad aktiivsed, neil on aktiivselt elatud aastad, tervena elatud aastad, siis nad püsivad ka tervemad, nad saavad ise endale hakkama, et see koormuse lahustumine on nagu väga mitmetasandiline, et see kasu, mida me võiksime läbimõeldud strateegilisest lähenemisest ju lõigata. Ja neid inimesi, kes sõidab rattaga talvel või aastaringselt on väga palju, et silla juures, kesklinna silla juures on loendur olemas, ma näen seda iga päev, kui ma tööl käin. Talvel on see kindlasti väiksem, aga on neid inimesi, et võib-olla talvel, kui ma tulin töölt, siis see number oli selline 60, aga nüüd, kui ma lähen hommikul tööle, on see number juba 60, et ta kasvab ikkagi
nagu mida lähemale suvele. Aga see küsimus ongi see, et miks peaks keegi tahtma sõita rattaga, kui ei ole hooldatud teed talvel, ei ole ratast panna kuskile lume ees kaitseks, et siis see ei käi niipidi, et me survestame inimesi sõitma rattaga, kui neil on see nii vainulikuks või et sul ei ole nagu mugav sõita, vaid see peab käima niimoodi, et sa teed kõik selleks, et sul oleks mugav ja küll need tarbijad tulevad. Meil on praegu vastupidi kuidagi see. Suurepärane näide on mitte kaugelt. Meie naaberriigist on Oulu linn, on jalgratta talisõidu pealinn. 800 kilomeetrit just täna või eile hommikul vaatasin, kui kaugel siis lõpuks see Oulu meist asub, et seal on see aastaringne rattatarbimine on sama number, mis meil on siin nüüd unistus aastal 2030 kuidagi siis kokku saada, et neil on need vahendid, neil on see keskkond lihtsalt loodud, et kus ongi, on külm, enamus ajast on miinuskraad, aga need teed on hooldatud ja ongi esmajärgus, Stockholmis esmajärgus hooldatakse jalakäijatele, jalgratturite ja siis autodele, aga meil käib see kahjuks teistpidi. Vaat see on ka see küsimus, kes on kaasatud otsustustasandile. Me ettevõtluses räägime järjest rohkem ja üldse organisatsioonides räägime järjest rohkem mitmekesisusest ja mitmekesisuse ka märgisest ja mitmekesisest ettevõttest, organisatsioonist, tööandjast ja mida see mitmekesisus annab, see ei ole mitte ainult linnuke kusagil, et näete, et me ei diskrimineeri, vaid see annab erinevat pilku otsustustasandil. Kui sul ei ole ma ei tea, naisi, erinevaid vähemusi, erinevaid lisavajadusega inimesi otsustustasandil, siis sul ei ole lihtsalt seda pilku. See on ju huvitav, kuidas me kogu aeg eestlased nagu eriti tahavad ennast kogu aeg teistega võrrelda ja muidugi nii, et me oleme paremad, on ju. Parimad. Jah, me oleme parimad ja muidugi me väga tahaksime olla väga Põhjamaade moodi ja siis, kui me võtame ette mingisugused põhjamaised näited, ma ei räägi isegi ainult praegu rattasõidust, ärme räägi Oulust ja Kopenhaagenist, kus sellega on väga hästi, eks ole, siis öeldakse põhjamaalaste kohta sotsialistid. Ja siis me vaatame õnnelikkuse näitajaid, on ju, et miks me ei jõua selle mõttega sinnamaale, et okei, me tahame olla nagu Põhjamaad, aga miks me ei tule välja sellest kauboikapitalismist, mis on segu nagu Nõukogude Liidust ja USA unistusest? Et jah, tore, et sa tõid selle näite sisse, sest et ega see on ju haridusega tegelikult samamoodi. Et mida Soomes ei ole? Soomes ei ole erakool. Elitism kooli tasandil sisuliselt neil puudub, on ju. Et lapsed on õnnelikud, õpitase on kõrge. Ma arvan, selle rattasõiduga ja vaimse tervise näitajatega, füüsilise tervise näitajatega võib see olla väga sarnane. Ja, aga sa tahtsid küsida just haridus, väga tore, et sa jõudsid sinna, et kuidas... Ja kuidas te arvate, kuidas me saaksime seda rattaarvastust tegelikult suurendada? Et tuua seda kultuuri just nimelt noorte nii, et kas see algab kodustest eeskujudest? Kas me saame koolis seda teadmist suurendada, seda rõõmu ja armastust väntamise suunal? Ma olen tõesti selle vastu, et koolis peaks veel midagi lisaks olema. See tuleb kodust. Kui me vaatame jalgrattastrateegiat, siis enamus inimesi, kes töötavad Pärnu linnas, töötavad lähemal kui 8 kilomeetrit, ma ei tea, oli 5 isegi. Nii. Ja siis koolid on vist 3 kilomeetrit. Ja mida me näeme hommikuti on see, et mingi 80% lastest tuuakse autoga kooli. Ehk siis, kui lapse vanemad ise ei näita eeskuju, siis miks see laps peaks rattaga kooli minema? Kui tegelikult see töökoht jääb ju samale poole, kus kool jääb, miks me koos ei sõida kooli? Miks me viime autoga lapsed kooli? Sest ma saan aru, mugavam on, muidugi. Inimene ongi väga mugav loom. Aga lihtsalt, et panna see vastutus lastele,
et lapsed on meil siin ülekaalus ja et peaksid sõitma rohkem rattaga, ma ei tea, täiskasvanud on ka. Ja teiseks, tõesti see nagu eeskuju peab tulema lapse vanematelt ja koolil. See on mul lihtsalt väga isiklik teema, sest mu õde on õpetaja ja ma tõesti ei arva, et õpetajatel on vaja rohkem survet. Lapsevanemad peavad õpetama oma lapsi. Nagu see on, need ei ole nagu, kuidas need on sellised nagu käitumuslikud harjumused. Rattasõit on nii basic asi minu meelest. See ei ole see, mida peaks koolis õpetama lastele. Nagu taanlased ütlevad, et rattasõit on nende jaoks sama asi, nagu hommiku panna sokid jalga. Et see on niisugune hea võrdlus, et kuidas on see Taanis ja kuidas siis meil otsitakse siis vabandusi, et oi, et laps saab siis 10 minutit kauem magada ja siis läks kiireks ja siis on paha ilm ja buss siis teab maha ja et ongi, et rattaga saab selle kõik need asjad ju ideaalselt lahendatud. Ma räägin, me oleme amerikaniseerumas ja ma ei ole selle üle õnnelik. Me peame oma ühele entusiastile tervisi saatma, et talle meeldivad ka alati jutumärkides need touch-rammid, mis peavad igal pool, ei mahu parkimisplatsile ära parkimiseks ja mida ja suurem ikka uhkem ja siis on vaja näiteks discgolfi võistlustel on vaja taha jõulumäe kõige kaugema raja peale on vaja sõita selle rammiga sinna kohale, et siis on hea ära lõpetada ja siis jälle tagasi minna. Et ma lähen metsa discgolfi mängi, aga ma sõidan rammiga keset metsa. Te võite lugeda ära, et Pärnus on ikka päris palju ramme juurde tulnud, et see on niisugune huvitav nähtus. Ühel päeval ma nägin, ma arvan vist mingit 11 erinevat, et me ei räägi siin akadeemilisest meeskoorist. Neid võiks küll olla rohkem. Aga kust selline suur vastasseis nagu ratturite ja autojuhtide vahel on tulnud? Minu jaoks isiklikult on see väga võõras ja kummaline, samamoodi mul ei ole autojuhi lube, ma ei sõida autoga, seniajani mul ei ole olnud seda vaja, aga ma reaalselt, minu maailma lihtsalt ei mahu mõistmine, et miks ma peaksin autojuhina, miks mul ei peaks meeldima ratturid nagu? Või miks mul saab selle vastu olla, kui keegi sõidab rattaga? Ma ei tea, kas see on päriselt olemas ka see vastasseis. Mulle tundub, et see võib-olla eksisteerib rohkem kuskil Facebooki kommentaariumis või siis mis iganes meedias, et võib-olla mitte Tallinn konto on tekitanud rohkem tulisemat arutelu, aga see tuleneb ilmselt sellest, et autojuhid arvavad, et kui me anname rohkem või teeme siis ratturite elu paremaks, et siis neilt võetakse ju midagi ära. Aga ma ei usu, et neilt midagi ära võetakse, et keegi pole ju mitte kunagi, mitte kusagil öelnud, et autosid ei või enam olla või et autoga ei tohi enam sõita, mitte midagi sellist ei ole. See on lihtsalt kuskilt tulnud mingisugune väljend või mõte, aga mina isiklikult, ma arvan, et Margo ka ei ole öelnud ja ma arvan, et keegi Tallinnas pole ka kunagi öelnud sellist asja, et autosid ei võiks olla enam ja aga lihtsalt mida on öeldud, on see, et autosid võiks olla vähem. Inimesed võiksid rohkem rattaga sõita ja rattateed võiksid paremad olla. Et see ei tule ju autojuhtide arvelt. Jah, võib-olla nad peavad siis, ma ei tea, Tallinnas äkki, Pärnus vaevalt, et seda juhtub, et meil 4-realised ära kaovad, aga jah, et Tallinnas äkki tekib nüüd 2 rea asemel 1 autorida, ja siis see 1 on siis jalgrattale. Aga tegelikult ei võeta ju mitte midagi ära. Neid antakse juurde. Kõlab natuke nii, et kui kellegi teise perekond on ka päris perekond, kellegi teise armastus on ka päris armastus, et siis äkki minu perekond ei ole enam nii täisväärtuslik perekond. See on midagi väga inimlikku kahjuks. Ja tegelikult jällegi, et ega inimese harjumusest tundub ei muutu enne mitte midagi, kui seda harjumust seadusandlusega mingil määral ei suunata. Ja selles mõttes, et rattas versus auto, ega seal ei muutu tegelikult ka enne mitte midagi ühestki aspektist, olgu see turvalisus, mugavus ja nii edasi, kui selleks ei ole loodud tingimusi. Et mina arvan, et mingid inimesed ei tahagi oma lapsi saata rattaga kooli, sest et nad arvavad, et see ei ole turvaline. Okei, aga miks see ei ole turvaline? Jõuame siis järgmise aspektini. Ja miks sa siis ei toeta seda, et see oleks turvaline? Aga kui me peame siin nüüd tasapisi otsi hakkama kokku tõmbama, siis
meil on üks siuke, nüüd küll võib öelda traditsiooniline küsimus kõikidele saatekülalistele ja see on see, et kuidas sina rikastad Pärnut ja kuidas Pärnu rikastab sind. Ehk siis Margo, Anni. Meie rikastame. Kuidas, see on nagu see on sulle isiklikult. Isiklik küsimus ja mitte, et Pärnu rattarikkaks, mis ta teeb. Kuidas sina isiklikult? Me siin väga tervitame inimesi ka kui indiviide. No ma ikka üritan siuke hea eeskuju olla noortele, teistele, sõita rattaga, jääda silma, olla sõbralik, lehvitada. Rattaga on alati hea. Anni juba siin saate alguses ütleski, et ongi see sotsiaalne pool, et autoga ma ei kujuta ette, et ma peatun tänaval, ma näen tuttavat, ma vähemalt vestlen paar sõna, küsid, kuidas läheb autoga, sellist varianti ei teki. Et üritan suhele inimestega, kutsuda kaasa, koos midagi teha. Ja tegelikult sa vead seda Pärnu rattarikaks gruppi ka ikkagi väga entusiastlikult, et mina ütleks küll, et sa oled selle nägu ja see on ka väga tänuväärne, mida sa sellega teed. Ma tänan. Tüüpiline Eesti mees. Ma nüüd ütlesin aitäh. Väga selline napisõnaline. Jah, meeldib tegutseda rohkem. Kuidas sina rikastad Pärnut ja kuidas Pärnu rikastab sind? Ma arvan, et ma rikastan Pärnut just selle vabatahtliku tegevusega, mis ma teen. Ja ilmselt see rattarikkaks on niisugune äge asi, et ma ju ise tahtsin aidata ja kirjutasin Margole, et kas ma saan millegagi aidata teid. Ja siin ma nüüd olen. Ja ma näen, et tegelikult päris palju uusi nägusid ja vanu nägusid on alati meie üritustel, mis on väga-väga tore. Ja Pärnu rikastab mind sellega, et ma saan mõelda, mida veel siin ära teha. Aga ma väga nagu näen ka seda, et siin nagu kultuuri valdkonnas näiteks tuleb järjest uusi tegijaid või siis neid, kes siin juba on olnud, aga vahepeal läksid ära ja tulid tagasi nagu Tempel ja Andres. Et tegelikult on sellist meelelahutuslikku poolt ka ikkagi Pärnusse juurde tulemas ja miks mitte rattaga sõitmine käib sinna samamoodi, nii et just see. Aga kas on mingeid olulisi kuupäevi, sündmusi, millest pärnakas ja mitte pärnakas, kes meid siia külastama tuleb, võiks teie tegemistega seotult teadlik olla? Kuupäevi pole, aga kindlasti jälgige meid Facebookis, Pärnu rattarikkaks, Instagramis samamoodi. Et me kindlasti suvel teeme üritusi. Tuleb vist augustis oli üks, äkki oligi vanematele inimestele. Ja, meid kutsuti ka osalema programmis, et on vanemate inimeste kuidagi nad liikuma panna ja siis küsiti, kas me soovime neile ka kruiisi teha. Väga äge ju. See info tuleb ka varsti. Ma arvasin, et Anni vaatab mulle otsa, ütleb nüüd, et 30 mai äkki on, võiks juba sõidu teha, kuna on Supeluse tänava avamine, rattad, jalgrattad, jalakäijad, siuke suurem, et äkki selle puhul. See on, pole veel kinnitanud seda, ma küll panin selle mõtte sinna üles, aga keegi reageerinud, Laura reageerinud. aga selles mõttes oli tore, et oli täitsa kohe eraldi nagu kutsutud, et tule rattaga. Et see on nagu minu meelest siuke hea näide, et midagi kuskil hakkab muutuma. Ja see tuli linnavalitsuse poolt. Just. Ja kindlasti silla avamisel vist on ka ratturid täitsa oodatud, et see ületamine seal. Oi, kui tore. Aga miski ei ole veel kindel, aga kindlasti anname märku, kui üritused tulevad, et neid on kihvt teha ja nüüd, kui saab üle uue sillaga veel vändata, siis seda ägedam. Ja väga äge on nendest sõitudest olnud osa võtta, et see ühisenergia, mis seal tekib, see on väga cool. See on alati see lõpus, et see tuju või tuhin, mis sinna lõpus tekib, et alguses tullakse skeptilise näoga, võib-olla külm ilm ka veel ja tuul puhub ja äkki sajab veel lund ka veel, nagu viimane sõit meil oli ühel pool maja sadas lund ja teisel pool oli tuul,
aga siis peale sõitu alati küsitakse, millal järgmine on, Jaa. et tahaks juba, andke teada, miks te nii vähe teete. Jaa, nii et mina siis loodan, et kevadel saab ka sõitma tulla teiega, ma sellele kevadsõidule ei jõudnud. Märkasime. Sinu puudumine on märgatud. Nagu eelmine kevad. Kui kaua me veel sõidame? Miks te nii pika ringi tegid? Aga lõpus oli nii tore, millal jälle saab. No nii. Anni ja Margo. Aitäh teile. Aitäh teile. Tulite, et olete ja et te teete. Me ka täname. Aitäh teile. Aitäh Pärnu rattarikkaks. Igatahes.